Kui isiklikud peavad olema suhted juhi ja töötaja vahel? See on küsimus, mis praktiliselt igal juhtimiskoolitusel üles tuleb. Paljud juhid eelistavad hoida teatavat sellist mulli enda ja töötajate vahel. Mõnes mõttes muudab see olukorra turvalisemaks. Ma ei pea kellegagi minema liiga isiklikuks, mistõttu mul on lihtsam langetada otsuseid, mul on lihtsam anda tagasisidet, mul on lihtsam nendega koos töötada. Aga samal ajal on juhid hädas sellega, et inimesed võtavad teatud asja isiklikult. Kui ma üritan neile tagasisidet anda, see on lihtsalt objektiivne tagasiside nende töö suhtes, nende tulemuste suhtes, nende käitumiste suhtes, siis mõnikord isegi juhid ütlevad, et ära võta isiklikult. Aga kuidas ma saan seda mitte isiklikult võtta, kui tegelikult see tagasiside on ju isiklikku laadi. Minu areng on isiklik, minu tööga hakkama saamine on isiklik. Need põhjused, miks ma midagi teen, need on isiklikku laadi. Minu suhtumised, hoiakud, kõik on isiklikku laadi. Aga samal ajal, kui juht neid ei mõista, või mulle vähemalt töötajana tundub, et juht neid ei mõista, siis mul on ka raske seda objektiivselt vastu võtta. Sest võib-olla ma tahaksin, et juht näeks natuke suuremat pilti, et ta mõistaks paremini, miks ma nii käitun, mis on selle tegelikud põhjused, mis on see sügavam osa selles kõiges, miks ma nii käitun. Aga kui ma tunnen, et tegelikult juht selle vastu huvi ei tunne, ta tahab hoida selle suhte hästi pinnapealse, räägime ainult tööst, räägime ainult projektidest, räägime ainult tähtaegadest, aga me ei räägi kunagi üksteisest, me ei räägi kunagi sellest, mida me sügavamal tasandil mõtleme, arvame, tunneme, sellepärast et juhi arvates see läheb liiga isiklikuks ja selliseid isiklikke asju ta ei peaks oma töötajatega rääkima, siis loomulikult tekibki juhi ja töötajate vahele psühholoogiline distants ja hakkabki pihta selline nähtus nagu kunstlik harmoonia.